tulema kolmandale või tõsema, mis vahet? Siis pead ütlema. No ka, et kas saa niimoodi, sellepärast, et ei, kuna see on pihlapõlkesena. Video käib. Juhataja Heiki Kelp ja tegelikult tahaks vist öelda niimoodi, et me kõik, kes siin saalis oleme siis eakate partei liikmed või vähemalt kandidaadid. Ma olen millegipärast viimasel ajal mõelnud, võib-olla seoses sellega ka, et mõelnud palju oma vanematele ja leidnud ühe sellise huvitava seose, et kuidas võtta vanust, et vanaks saab saada ja vanaks saab jääda. Täna on siin kindlasti kõik need, kes on vanaks saanud, aga vanaks pole jäänud. Ja omakorda, kui siis tuleb see aeg, et vanaks jääda, siis mõeldes tagasi oma isale, mõeldes natuke suuremalt, tuli mul öösel üks loominguline mõte ja ma panin selle paberile. Ma loen teile selle ette. Kell. Kui vanaks jään, siis kinkige te mulle üks pommidega klikiaegne kell. Ta üles panen oma voodimanu, et näha oleks iga seirsel. Need pommid olgu väliselt kui käbid, kuid hõbedased nagu jõulukell. Võiks siferplaatid ja ehtida, et lilled ja numbrid suured oleks väriväll. Miks pommidega, küsite kohe, on tänapäeval kella süda uus. Seal ajaratast ammu ringi ajab üks patarei ja vaja pole muud. On vastus lihtne, kuniks aega jagub, saab ise elus osaleda veel. Ja aeg on truu ja ustav sõber, kui pomme jõuad sikutada veel. Ööl vaiksel päevakäras astub nii vääramatult oma rada kell. Ta aega loob ja lootust annab vastu. See on su elu, mida tiksub kell. Aitäh teile! Aitäh, Heiki! Kui nüüd Heiki sõnadega siit edasi minna, siis me oleme kõik need liikmed ja kaasakõndijad ja võib-olla ka natuke sabassörkijad, sest
Minu elu on eakatega kokku viinud mind juba väga ammusest ajast. Olen teiega koos käinud pika tee ja tänan teid selle eest ja püüan ka vaikselt koos teiega edasi minna. Ilusat eakate päeva ka minu poolt teile. Aga tänase päeva tervituseks saavad sõna Võru vallavolikogu esimees Georg Ruuda ja Võru abilinnapea Sixten Sild. Palun. Tere, head sõbrad! Kõik, ked olete tulnud kotots välja tõstumama. Tore teid siin näha ja tervitada Võru linna poolt ja minuga on meie linna hea koostööpartneri Võru valla esindaja vallavolikogu esimehe näol. Ma tahaksin teiega kõigepealt jagada sellist väga isiklikku mõtet või tunnet, mis mul tekkis siia tulles. Mulle tuli nimelt meelde, et umbes 25 aastat tagasi, kui ma olin veel noor spordimees, sain ma kutse siia samma majja Kandlasse. Ja kutse oli keskealiste õhtule esinema. Ja tookord ma mõtlesin küll, et hoppele, mis mõttes. Aga nüüd on paarkümmend aastat mööda läinud ja mind kutsuti eakate festivali avama ja tervitama. Siis mul enam ei tekkinud sellised mõtted. Tekkisid hoopis sellised mõtted, et huvitav, millised on järgmised väljakutsed Kandlas. Saame näha. Igatahes on mul hea meel, et 2 aastat tagasi alustatud eakate festival on saamas oma jätku. Tulin siia ühe vana ja tuttavaga ja tema arutas, et ma olen ikka igal aastal siin käinud ja kui ma ütlesin, et aga see on alles teine kord, siis jaa, vist on jah teine kord, aga tunnen see tõesti selline, et see on kogu aeg olnud. Ja see oli 2 aastat tagasi meil 3-päevane ja väga tummine programm. Tookord me käisime isegi välja sporti tegemas. Kes mäletab? Väga keegi ei mäleta. Mina korraldasin seda sporditegevust seal lõuas, sellepärast ma mäletan ja ma luban või ähvardan, et kui traditsioon jätkub, siis ma meelitan teid taas õue ka sporti tegema. Aga seekord koroona ajastule kohaselt ajame läbi 1 päevaga. Aga programm on väga huvitav ja lõpeb väga põneva teatrietendusega, mida tahaksin ise ka kangesti näha. Et soovin teile head nauditavat eakate festivali ja lubame linnavalitsuse poolt, et linnapea Anti Allas tuleb täna ka veel teid tervitama. Tal on teile väga tähtis sõnum. Hetkel on ta muudel tähtsatel asjatoimetustel, aga ta tuleb õige pea. Ja annan sõna Georgile. Mina tervitan teid Võru valla poolt. Võru linn ja Võru vald on väga tihedalt seotud. Meil on palju ühiseid ettevõtmisi ja hea meil on sellest, et eriti tihedat koostööd teevad eakad läbi erinevate organisatsioonide. Käisin nädal aega tagasi ühel pikemal autosõidul mööda Euroopat. Käisin 10 riigis ja võin teile kinnitada, et sellist linna nagu Võru linn naljalt Ida-Euroopas ei kohta. Nii palju kaupluseid, bensiinijaamu, korda tehtud avalikke hooneid, ilusad linnatänavad, ainult rõõm on selle üle. Need riigid, millele me veel 10 aastat tagasi alt üles vaatasime, me oleme neile järele jõudnud. Ja ma arvan, et selles osas on väga suur osa olnud ka viimaste aastate tublidel linnavalitsejatel. Aitäh neile. Tänan tänase festivali korraldajaid ja soovin teile kõigile ilusat, tegusat päeva ja head sügise jätku. Aitäh! Nüüd on mul au paluda lavale Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu juhatuse aseesimees Agu Kokser. Madis, ole hea, palun käivita video. Neid tundeid, enda kodu ja tervet Eestimaad võlgneme me teile, kes te olete aastaid teinud ning teete ka praegu endas kõik, et meil oleks täna, homme ja igal järgneval päeval oma Eestis hea elada. Seda kogu südamest, võrratu eluhimuga ja keerukusi kartmata. Kummardan,
teie ees tänutundega ajatu eeskuju eest, kuidas Eestimaa tänast ja homset luua. Soovin igale ühele teist tervist ja rõõmu, et üheskoos peaksime meie riigis veel palju-palju iseseisvuse taastumise aastapäevi. Jõudu Eestile! Tere päevast teile, lugupeetavad ja väga väärikad, eakad inimesed ja kõik need, kes teid ka toetavad ja tervitan ka neid, kes täna siia tulla ei saanud erinevatel põhjustel. Minu nimi on Ago Koksa, nagu siin mainiti, olen Eestimaa Pensionäride Ühenduse Liidu juhatuse aseesimees ja tulin täna tähtsa missiooniga siia. Sellel aastal, nagu te, härra Riigikogu esimees, siis ka tervitas, oli 30 aastat Eesti taas iseseisvumisest. Ja liidus tekkis suvel mõte selle kohta, et 30 aastat on väga pikk aeg. Et on viimane aeg ka mõelda nende peale, kes andsid oma panuse selleks, et Eesti riik oleks selline, nagu ta on ja Võru maakond ja Võru linn oleks ka samasugused, nagu nad praegu on. Ja siis tuli mõte, et neid ei ole ka väga palju tänatud ja meeles peetud, et otsustasime, et Pensionäride Ühenduste Liit annab välja kõige väärikamatele neist oma tänumedalid ja millega käib kaasa ka tunnuskiri. Ma loeksin natukene ette, mida see endast kujutab, paari sõnaga. See on Eesti Pensionäride Ühenduste Liit tunnustab tänumedaliga osavõtu ees poliitilises protsessides, mis viisid Eesti Vabariigi taas iseseisvumise väljakuulutamiseni, riigi arengule pühendumise eest aastate jooksul aktiivses ühiskonna liikmena. Me anname seda medalit välja seekord selle Eesti 30 aastapäeva puhul, taas iseseisvumise puhul, aga meil on plaanis seda medalit veel jätkata välja anda nendele, kes tõesti südamest teevad tööd teie heaks, teie seast ja meie kõigi hüvanguks. Ja nende tänada edaspidi ka neid aktiivseid inimesi, kes tõesti tahavad kodunt välja teha ja teha midagi head. Aga siis alustame. Esimeseks on, kellele üle annan tänumedali, on Minna Hainsoo. Aitäh talle! Järgmine on Merike Kapp. pikaaegne eestvedaja, siis õnnitleme teda oma rühma poolt. Tervist ja päikest sulle! Nii, järgmine on Aleksandra Kerge.
Ene Klaar. Anni Lahe. Valli Lukin. Väino Marjak. Eevi Mihhailov. Paula Rammul. Urve Teder. Kahju, et kõiki täna siin kohal ei olnud, kellele üles oleks tahtnud anda ja siin lavalt seda teha, aga ma usun, et seda saab ka edaspidi siin teha. Aga sooviks teile kõigile ilusat eakate päeva, et meil kõigil ilusti läheks. Sekundi äärel möödub, minut minuti sisse meeldub, kõik nii habrased hetkega murdub, kui nüüd kõik see muutub. Ma pean läbi tuulest veest, sest pean leidma legi enda sees. Pean elus pole otseteed ja mind just innustab see. Käes nüüd aeg ei passi, ei ootama jää. Lõpuks silti silmades näed. Käes nüüd aeg sädes südames põleneb. Elu algab nüüd, nii et kinnita turvavöö. Külje kõrval kui tunnel loota. Selleks selja vastas miski, et pead lahtad kõik
ei ootama jää. Lõpuks sihti silmades näen, käes nüüd aegsades südames põlema lööb. Elu algab nüüd, nii et kinnitab turvavööd. Ma vean läbi tulest ja veest, sest pean leidma nüüd käes on aeg ei oota, lõpuks selgeks silmades läheb, käes nüüd aegsades südames põlema lööb, elu kallab nüüd, nii et kinnitab turvavööd. Käes mees aeg, käes on me ei ühenda süles. Aitäh! Ma arvan, Silja, sa ühtid minuga, kui ma natuke siin seda mõtet nüüd arendan, et õpetaja töös on võib-olla kõige toredam see, et kui sa näed seda, et sellest väikesest inimesest sirgub noor, tegus, teotahteline, energiat täis, tubli noor inimene. On. Ja kuna 5. oktoober on õpetajate päev, siis ma usun, et siin saalis kõik ühtivad minuga. Ja me soovime Silja sulle ilusat õpetajate päeva, jätkuvat energiat ja aitäh selle toreda muusikalise tervituse eest. Tere. Mina ei tea, kus nüüd on valesti läinud. No mis psühholoog? Ja ma olen psühholoogiat õppinud küll. Aga mulle viimasel ajal teeb hästi palju nälja see, et milliseid tiitleid pannakse nimed alla. Lähed sinna televisiooni, eks ju. Televisioonis küsivad ka, et mis me sinna nime alla kirjutame. Ma vahel teen nälja küll, ütlen kirjutage lihtsalt inimene. Väga lihtne. Aga ikka pannakse aeg-ajalt näiteks laulja. Ja ükskord ma täitsa ehmatasin ära, läksin oma sõbra Linna Tennussaare juurde, just käid seal hommiku televisioonis ära, hommik veel vara, kuhugi minna pole. Lähen siis sõbra juurde külla, istun maha, seal juba ees istub Peeter Volkonski. No istume seal kahekesi ja siis vaatan tagant järgi oma esinemist, vaatan ongi all laulja. Ja siis Peeter ütleb, tead, mul oli sama lugu, ka ükskord solvasid, panid alla laulja. No ta ka ju näitleja tegelikult, eks. Nii, ei ole midagi, mina olen siiski lihtsalt Inga Lunge. Ja eks nende tiitlitega on nagu on. Päris lõpetanud olen ma ainult näitlejaõppe ja seda siis 2 korral, et korralikult selgeks saada bakalaureuse kraadi ja pärast hiljem magistrikraadi. Aga miks ma olen sattunud rääkima ja mitte ainult täna siin, vaid aeg-ajalt, mul on nädalas ikka täitsa mitu koolitust, siis pigem kutsutakse isegi sellepärast, et ma olen alguses õppinud psühholoogiat ja sotsiaalpedagoogikat. Seda ma küll ei lõpetanud, sellepärast et see tung ja soov näitlejaks saada oli lihtsalt nii suur, et ma lihtsalt läksin üle teise ülikooli. Tulin täna siia ja esimest korda sain teada, et võimalik on siseneda ka sealt poolt. See maja on minu jaoks tuttav, aga mina olen alati tulnud tagantuksest. Ja sain kuulata noori, no imekaunilt laulsid, kuulasin sealt tagant poolt ja vaatasin, et küll on tore, juba tagant poolt oli näha, siin saalis ongi kõik sellised inimesed, keda mina olen väiksest peale imetlenud. No küll mina ootasin, et mina ükskord vanaks saaksin. No, et kohe nii vanaks, et inimesed kuulavad mind, et nad saaksid aru, et mul on midagi tarka öelda. Mäletan neid raskuseid, kui olid selline 12-13 aastane ja no mitte keegi ei võta sind tõsiselt, eks. No mida sa laps ikka räägid? Laps räägib ju siis, kui kana pissib, eks. No võt, nii et palju õnne, teie olete nüüd sealmaal, mul on veel jupp maad minna. Aga
tõesti, kui te mõtlete, teil on suurepärane aeg elamiseks. No see vanuse kõik, lapsed on juba suured, nendega pole asja, te saate teha täpselt seda, mida te ise tahate. On küll nii, ei raputa pead. Nii, ja mis see siis on, mis meid siis takistab ometigi? Mul on endal on vanatädi veel alles, mul vanaema enam kahjuks ei ole. Aga vanatädiga olen ikka telefonivestlustes ja küll ma siis kuulen, kui kõik on halvasti. No see on ikka uskumatu, kui halvasti kõik on. No kõigepealt loomulikult see koroonavärk, no see on ju täiesti hullumaja. Ja siis on temal lastega ja lastelastega ka halvasti. Sellepärast, et tööd on nii kole palju ja kellelgi pole ju aega, eks ole, õietigi. Ja siis lastel on ka raske ja koolis on raske. Ja kõik on ju kohutavalt raske ja siis need hinnad ka poes on läinud nii kõrgeks. Ja no nagu polegi mitte ühtegi asja, mis kohe hästi oleks. Oh, juudas küll. Ja siis ta imestab, et miks keegi ei taha külla tulla. No bože moi, no kes see tahaks tulla, kui kõik on nagu tohutult halvasti, lähed ja astud ukse vahelt sisse. Mis tegelikult vana inimese peas toimub, on ju see, et tore, et sa lõpuks tulid, mul on hea. No jah, leidsid ka siis aega tulla ja miks te nii harva käite, mis tegelikult suus välja öeldakse, kui sa mõtled, eks. Ja noor inimene vehmatab ära, ega temal seda filtrit ei ole. Ta mõtleb, et no jah, jälle halvasti, näed, nüüd saan siin ka nahutada, eks ju. Lähme nüüd korraks sinna, et mõtleme, et mina kui inimene ja kui ma vaatan ükskõik millises vanuses, ei pea olema eriti eakad, vaatan nooremaid inimesi ka ja mõtlen, no mis ometi siis häda on, miks nad õnnelikud ei ole. Ja siis hakkab tulema, no te võite mõelda, mis teie peas, mõelge ise, mis nüüd takistab teil, kui minu arvates teie olete palju paremas positsioonis kui mina, päriselt ka. Aga mul on 2 last, mees, kes ei korista enda järel, võib-olla teil mõndadel on juba see õnn, enam meest kõrvalt ka ei ole. Nii et ainult ise enda eest olete, saate teha täpselt, mis tahate. Nii, mis siis takistab? Mis siis halvasti on? No hakkame mõtlema, ma olen kuulnud erinevaid jutte, mõni ütleb, et tead, ma oleks väga õnnelik, kui oleks palju raha. Eks, jah. Mõni siis jällegi ütleb, et siis oleksin õnnelik, kui mees oleks normaalne. Et no kõigil teistel on normaalsed mehed, minul üksinda selline pooletoobine. No mõni ütleb, et näed, ma oleksin siis õnnelik, kui lapsed käituksid hästi ja kui ei oleks seal e-koolis, vaat praegu on ju kõik arvutis, kui ma ei näeks seal neid puudulikke hindeid. Vaat siis oleksin õnnelik. Või et kui ma saaksin välismaa reisile. Või siis mõni tahab, ma ei tea, mis te tahate, mida siin härrad siin ees, no neil on kindlasti hoopis teised soovid siin, no ma ei kujuta, valitaks mind kuskile sinna kõrgele kohta, kõik käiksid ja kummardaksid, no seda, siis ma oleksin õnnelik, jah? Mis on need asjad, mis siis tulevad meil niimoodi pähe? Ja kui me nüüd mõtleme, need asjad on enamasti meist väljaspool. On? Need ei ole meie sees, need on meist väljaspool. Ma oleksin õnnelik praegu siin lava peal, kui mina näeksin, no vot, see härra ka seal naerataks, aga vot ei naerata, kuulab tõsiselt. Ma ei saa teda muuta, tema on nagu ta on, las ta kuulab. Maailm ei ole kogu aeg nii, nagu mina tahan. Ta on vahepeal nii, nagu see härra siin tahab, vahepeal nii, nagu teie tahate. See on väga hea, et kõik ei ole nii, nagu mina tahan. Muidu oleks maru igav, no mis siis pole teil siin üldse mingit mõtet, on ju. Aga kui kõik oleks nii, nagu teie tahate, võib-olla siis ei oleks mind siia üldse vaja. Need asjad, mis on meist väljaspool, neid meie muuta ei saa. Tee võitina. Siin on nii palju eakaid prouasi, nad teavad, nad on püüdnud terve elu võib-olla oma meest muuta, mitte 10 aastat. No ei muutu. Ikka hullemaks läheb. Tee võidina. On nii. Neid asju, mis on meie ümber, no sa võid seal hakata pusserdama, see asi läheb ainult hullemaks, ei ole vaja muuta. Nende üle sul kontroll puudub. Niisiis, mille üle meil on kontroll? Selles elus. Ainult ühe asja üle. Selle üle, mis on minu sees. Jah? Selle üle on minul kontroll, rohkem kontrolli pole. Aga mis on enamik inimesi teinud? Ja seda meil keegi koolis ei õpeta. Hiljem elus ka, võib-olla kui ise õpid, no saad targaks. Aga paljud ei õpi ka. Selle üle on antud kontroll käest ära. Pult on teiste käes. Teised plõksivad, kas ma tunnen ennast hästi või tunnen ennast halvasti. On nii? Et see on just kui teiste otsustada, kuidas mina ennast tunnen. Vaat ta käitus nii halvasti, kui mul ongi päev rikutud. Eks ole? Sinu pärast. Ei. See, kuidas mina ennast tunnen, see on minu sees. See on minu otsustada. Ja kui ma isegi seda juhtimist enda kätte ei võta siin elus,
no siis millest me üldse räägime? Kõigepealt püüda iseendast aru saada ja ise saab juhtida seda, mismoodi ma tunnen, kuidas mina olen, mismoodi mina mõtlen, see on minu otsustada. Ja vaat, kui teie olete valinud enda pähe sellise mõtte, et mina mõtlen kõik asjad endal halvasti, siis palun väga, teie valik. Ümberringi kõik on ikka nii nagu on, see ei ole teie juhtida, aga see, kuidas teie asju näete ja vaatate, see on küll teie teha. Ja mina lihtsalt võin kõrval olla ja noogutada, öelda, no jah, kui teie meelest on kõik halvasti, no siis on halvasti, mis me siis teeme. Aga vaadake, mul ei ole. Mõni ütleb, et no küll on tore sul hea rääkida, sa see Inga Lunge, no selleni veel jõuame. See on siiski sinu enda teha. Kui sellest väikesest asjast saaks aru, et hakkame vaatama, mis on meie sees. No mõni ütleb mulle, tead, ega vanale koerale enam neid uusi trikke ei õpeta. Nii ei ole. Ajuteadlased on praegu seda meelt, inimese aju on pidevas arengus kuni lõpuni välja. On võimalik uusi trikke õpetada? On. See on ainult teie endi käes. Kas te võtate ennast kätte või ei võta? Ja mina mõtlen kogu aeg selle järgi, et aga kuidas on parem? No kas on parem olla selles positsioonis, et kõik on nii tohutult raske ja halvasti, et kuidas te ennast siis tunnete? Või siis ma vaatan neid positiivseid asju, keskendun nendele. Ja? Mõni ütleb, ei, sa oled sinisilmne, niimoodi mõelda ei saa, ikka inimene peab muretsema. Sa pead muretsema, mis see homne toob ja kuidas lastega on. Ja äkki nendega juhtub mingi õnnetus, sa võid ennast hulluks mõelda, genereerida asjade pärast, mis mitte kunagi ei tule ja ei juhtu. Aga sina ikka mõtled seal peas, sul on hea olla või? Ei ole hea olla, aga tuleb muretseda. Ja mis sest kasu on? Kuhu see energia läheb? Ise tõmbad seda endale ligi, jube halb olla ka, tervis ütleb üles, süda puperdab, sest et mine tea, kas see lapselaps täna jõuab ilusti koju tagasi, sellepärast et see liiklus on teab küll milline. No, kellel tollest kasu? Aitäh nende tänaste killukeste eest ja eks me korjame nad kokku ja saame uhke pildi. Aitäh, Inga! Aitäh! Tervitused, sõbrad, et mul tuli ka kohe isu siia lava peale rohkem tulla, kuna Inge rääkis päris ägedalt, et äkki ta veel kuulab seal lava taga, et võib-olla mõnikord on ta rohkem võrussa aega, see ajaks juttu ja andis nagu motivatsiooni juurde. Aga kallid särasilmsed, ma katsun siit mikrofoni tagant vaadata, rõõmsameelsed hakkajad, tegusad inimesed siin saalis. Et kui ma teid siin vaatan, siis tundub, et kui mitte kõige paremad aastad, siis väga head aastad võivad veel mul ka ees olla. Igal juhul näete te ülihead välja ja see varavanemate päev on ikka üks ilus päev. Aga ma tahtsin rääkida ka paari mõtet. Nimelt seda, et võib-olla minna edasi siis selle Inge Lunge ettekandega, aga seda teha siis pisut teise nurga all. Et tihtipeale kuulen, mina püüan ka siis moraali lugeda ja õpetada teid. No, et ise ei saa küll väga hakkama, aga ikkagi loen ja õpetan teid. Et tihti ma kuulen eakatelt inimestelt sellist ütlust, no mis minnu nüüd enam kellelegi vaja on. Ma olen lisus siin ja veel hullemaid asju on ju. Aga seda ma võin küll teile südamest ütelda, et mina olen täiesti veendunud, et eakaid, väärikaid inimesi on kindlasti sama palju vaja kui noori, ringi rahmeldajaid, toimetavaid inimesi. Ja mul on ka üks väga hea näide selle kohta. Nimelt, väga paljud teist siin saalis, võib-olla peaaegu kõik, on kindlasti väga palju kaasa sellele aidanud, et Võru linnas, siin ümbruses Võru vallas, oleks viimastel aastatel asjad väga hästi läinud. Vaata, te näete, et praegu on maailm väga sellises
keerulises ajajärgus. Ehk et vahepeal on selline tunne, et inimesel jätvar ullis. Kuigi sõtta ei ole, aga inimesel jätvar ullis. Aga mulle tundub, et teie olete säilitanud sellise kahe jalaga maa peal oleku. Te teate, mis on tegelikult oluline ja need asjad, mis on välja mõeldud, ei ole nii olulised. Ja selle tõttu on väga-väga vaja, et selliseid inimesi oleks ühiskonnas, kes suudaksid ikka sõkaldest terad välja valida ja suudaksid teha otsuseid. Ja veel kord ma tõesti südamest tänan selle eest, et te olete kindlasti viimasel 8-9 aastal väga-väga palju teinud selle jaoks, et meie Võru areneks. Küll te ise välja mõtlete, mis ma selle all mõtlen. Igal juhul ma olen teile väga tänulik. Tahan ka öelda seda, et mul siin esimeses reas on hea kolleeg Georg Kruda. Kuna on tulemas valimised ja nagu öeldakse, et endale ei tasu niimoodi väga head ja küsida või on nagu veidi piinlik, aga ma võin kinnitada südamest ühte asja. Võrumaa, Võru linna, selle ümbruse, kogu Võrumaa areng sõltub järgmisel 10 aastal kõige rohkem sellest, kuidas need kaks tänast omavalitsust, Võru linn ja Võru vald, teevad reaalset koostööd. Sellepärast, et kui me teeme koostööd, me teeme reaalseid asju koos, siis see piirkond saab palju rohkem, jätkub palju rohkem noortel inimestel on põhjus siia tulla tagasi. Eakatel inimestel on siin põnevam, lõbusam, kas või see, et Võru pensionäride päevakeskus, Võru noortekeskus, väga palju mitmed muud tegevused, ka need asjad, kuhu ka teil, ka minul on järgneval aastal väga palju kindlasti asja, on tervisekeskus näiteks, mida me koos ehitame. Ja ega need ajad nii head ei ole olnud ja siis ma tahangi, et ma olen viimastel aastatel kogu aeg ütelnud, et ma tahan, mida ma palun endale rikast, head ja sõbralikku naabrit. Aga mul on see siin olemas, et tõesti, siin on kindlasti Võru valla inimesi, olge head, ütelge oma sõbrannadele, tuttavatele edasi, et kui nüüd paari nädala pärast on vaja teha üks otsus, siis ega te ei pea selle minu jutu järgi tegema, aga ühte inimest, keda ma Võru vallas julgen küll kindlasti soovitada, on Georg Kruda, kes on siis olnud see inimene, kui Võru linnal on tõeliselt raske olnud ja seda võib ka siin Sixten korduvalt kinnitada, et oleme läinud Georgi juurde ja Georg on aidanud, et teeme asju koos ja tänu sellele on Võrumaal, Võru linnas, Võru vallas inimestel paremad teenused ja kõik sinna kuulub. Igal juhul aitüma sulle, Georg. Ja. Ja tegelikult lisaks sellele on mul täna täita siin üks väga austusväärne ülesanne. Nimelt selleks ma palun lavale ka Sixten Silla, hea abilinnapea. Meile on saadetud Tallinnast üks pakk. Ma panen kohe nööbid kinni, et seda viisakat asja üle anda. Et lisaks ühele ilusale kirjale seal juures on siis kaasa pandud ka hulka ilusaid kingitusi. Ma võtan need kingitused siin vahepeal enda kätte ja palun siis Sixtenil ette lugeda üks tunnustuskiri, mis on tulnud Signe Riisalult, proua ministrit. Ole hea, Sixten, tule siia poole. Tänukiri Eesti Vabariigi vapiga. Ainult südamega näed hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu. Selline moto on siin peal, Antoine de Saint-Exupéry'lt. Austatud Astrid Hult,
Tänan teid aastatepikkuse panuse eest kogukonna arengu toetamisel. Olete läbi aastate olnud aktiivne ja elujaatav, kaasteeliste suhtes alati tähelepanelik ning toetav. Tänan teid südamest ja soovin jõudu ning tervist. Signe Riisalu, sotsiaalkaitseminister. Vaatamata sellele ajale, mis meil praegu on, et me ei saa olla nii palju koos kui varem, me ei saa olla nii palju kotost väljan, kui me tahaksime, aga see aeg tuleb, me näeme juba seda tulemas. Ja väga loodan, et järgmisel aastal festival on kokku toonud sama palju inimesi kui 2019. aastal, kui see arv küündis 1000-ni. Ma soovin teile ilusat pidupäeva. See ilus taustpilt, mis on mu selja taga, see on nii tore tänase päeva illustreerivaks pildiks. Nii ilus, kui on see loodus, nii ilus on meie elu ja ma soovin ikkagi, et tahame olla rõõmsad, tahame teha ja olla ikkagi üksteisele toeks ja olla terved, mis on meil peamine. Hoiame kaugele sellest, mis meid tahab vahetevahel seda päeva halvaks teha, ma mõtlen seda viirust. Ilusat pidupäeva, olgem rõõmsad ja tahtkem teha kõike seda, mis meile meeldib, mida me tahame teha ja mida ka ise ja teised, millest rõõmu tunnevad. Kõike head! Kaks on juba liigi väga hästi ja tuleme kohe lavale ja oleme ja laulame. Kuigi nagu see päevasel ajal on, et ega mõni eakam mees teeb ikka veel tööd ja ei puhka, et sellepärast meid väga palju siin ei ole. Aga ikkagi püüame teid tervitada ühe ilusa kaheroolga. Thank you.
väga õige. Ükski vanaema rätti nurka ei viska. Paneb ilusti korvi. Väga vahvad ettekanded olid. Teie jaoks on väga vahva. Teie jaoks päev täna olnud nii sedagi vastu, nii toredad numbrid teil. Aitäh. Aitäh. Kõike kaunat. Ja Kersti ongi siin kohe. Küll elämise saate, kõik moro ajast viis, mu kallus sinna kätte, sai jalamailast viis, lassate, sai jalgu pääle jää, kõik tulevad siis kätte, kui pahale on pää, lassate, sai jalgu pääle jää, kõik tulevad siis kätte, kui pahale on pää, mu süärinnan satte, kui pruudi kirja loi, käin minna hoidke katte, vaid kolme kapa loi, lassate, sai jalgu pääle jää, kõik tulevad siis kätte, kui pahale on pää, lassate, sai jalgu pääle jää, kõik tulevad siis kätte.
Metsas käin mulle täis on löytä seas ja pakkasen, kui hetkesse vajunut kõõguvad näo ja pühapäev hinges sind uskuda lase, et õnne vaid kauguses kukuvad kõrvad. Keerutal, lennutal, ninalak neidub, kes sinist ning kennikaid säded või töö. Ei sellist küll maailmas kusagil leidnud, kui Saaremaa heinavad juunikuu ööl. Ei sellist küll maailmas kusagil leidnud, kui Saaremaa heinavad juunikuu ööl. Ning hämaras toome murumena varem on sinule hõiskavaid ööbikuid täis, miks muidu sugulen ja õetab valen jõunapu õiele sarnane näib. Keerutal, lennutal, linalak neidub, kes silmist nii kennikaid sädemeid ööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidub, kui Saaremaa heinavad juunikuu ööl. Ei sellist küll maailmas kusagil leidub, kui Saaremaa heinavad juunikuu ööl. Mis
mina alles jõudsin siia ja te olete terve päeva siin olnud. Kuidas teil läinud on? No, see on küll, see on tagasiside, mis tahaks kuulda. Suurepärane. Mul on hea meel, et te saite korraks ka käia väljas, natukene selga sirutada, sest tõesti siin oli see õhk juba üsna otsa korral. Küsin, kes nüüd eelmine kord olid ka eakate päeval? Eelmine aasta kahjuks jäi ära. Käed püsti, kes olid kohal? Käteveri, suurepärane. Jah, et võib-olla siis te mäletate ka seda, et olime samamoodi, mina olen Toomas Sarapu abilinnapea, Andit te kindlasti teate, Võru linnapea, et päeva lõpus oli meil selline tore kahe mehe väike selline püstijala komöödia, et ajasime loba juttu, aga jagasime ka auhindu. Kes sai eelmine kord auhinna, mäletab? Nii, üks käsi on püsti. Võib-olla meelest ära näiteks. Teised ei julge tunnistada. Ja. Igal juhul. Aga võib määratada ka seekord. Just. Ja kui te täna siia tulite, juba hommikul varas oli nii ammu, võib-olla on meelest ära, et igal juhul sai registreerimislehele teie nimi kirja pandud ja teie vald, kust te tulete. Ja siis on selle juures oli ka siis number vastavalt järjekorras, millisena te tulite sinna, ehk siis nimi ja number ja vald on mul siin teada. Ja praegu on meil siis 5 valda, Ansta, Setomaa, Rõuge, Võru vald ja Võru linn ja üks kategooria on siis ka mujalt. Panna valmis. Kes tahab võita? Nii, aga teeme siis algust seesama see muu kategooria. Seal oli kokku 31 nime ja nüüd Fortuna on meil siis Anti, ütleb ühe numbri 31-ni. Kes teab pi väärtust? No siin on vist õpetajaid ja ühesõnaga ümardame siis täisarvudeni 3 ja muu kategooria alt on meil siin veel saalis olemas härra Aare Lill. Aga siis on nii, mida ma ei rääkinud, kui on ärlennu, siis lähme järgmise numbri juurde. Kas tundub aus nii? Muidugi, sest te olete kohal. Aga siis ei jää muud üle, kui palju meil oli neid? 31 oli kohal. Selge, siis jätkame matemaatikalainel ja 3 kuubis. Ütles sa? 27. Oi, vabandust. Kuubis. Õnneks on meil linnapea matemaatika taustaga. Nagu linnapildis ka näha, et kõik on väga korras. Nii, 27. Liivia Miil. Kas Liivia on siin? Liivia? Täna läks või? Küll te oskate põnevust hoida. Aga ega midagi, peab edasi minema, jah? Siit jää vist üle midagi tuleb küsida, et see numbrid või? Ma püüan teie silmadest aimata. Mulle tundub, et siin võib üks 7 on ära. Lindmetsa Harri. Aplaus kindlasti, aga kas Harri on veel siin? Et kuna on reede õhtu, ju siis Harri läks esinema või sauna. Aga see Harri on ju Võru vald. Aga siin ta kirjas on igal juhul, aga me läheme, kui ta oleks kohal, siis ta oleks nime peale reageerinud. Et ühesõnaga, teeme 10, ilus number, 1 ja 0. Nii, nüüd on küll niimoodi, et number 10 on maha tõmmatud. Sest et see on linnainimene, see on läinud alguses valesti. Nüüd te teate, miks linnas ehitused nii kaua aega võtab. Kõik tuleb enne ära proovida. Kui lõpuks trehv hakata, võtame siis 13, äkki on õnnenumber. Ja reede ja... Nüüd ma palun desifreerimist pisut. Viide, on see viide? Normaalne viide. Norma viide.
Selveri poolt. No. Oi, seda andis oodata. Seda andis oodata. Kusjuures on inimesi, kellel on 13 ja reede õnne number. Reede tähendab on ja nii ta lets. Aga praegu igal juhul muu kategooria, kuna teid oli täpselt nii palju, kui teid oli, läheme nüüd edasi Antsla valda. Antsla vallast oli kokku 5. Ehk siis Anti, palun ütle 1-5 number. 5 tükki oli kokku ainult. Korrutame 4-ga, jagame 5-ga. 4. Seekord panin tähele. Nüüd on, kas on Helli Plado? Olemas. Kas on siin? Helli Plado, Plado. Supijagaja oli. Supijagaja. No supijagajale anname ära. Anname ära, jah. Kui kellelgi kõtt ei valuta, siis tule supijagajale ära anda. Kas keegi läks kutsuma? No teeme pärast aplausi. Tagaruumis, talle tuleb ära anda. Söögiga ei tule, talle ei anna. Igal juhul, ma arvan, et tuleb. Teeme seni aplausi, kui tuleb. Kulbiga tulla. Kuidas supp oli? See oli hästi ajastatud praegu. Tule julgelt siia. Lõigati sinu nimi, sest et Fortuna kiitma peab. Jah, palju õnne. Jah, igatahes teie nimi välja tuli. Suurepärane, jah. Teinekord ongi nii, ega õnn on pime. Jah. Supp on söödud ja homme mudumaterjal olemas. Kas tuleme külla? Okei, aitäh. Nii, aga lähme edasi ja sedapuhku Setomaale. Kes on Setomaalt? No, nii, siis on hästi, sellepärast et Setomaa vald ja teid on siin kokku 12. Nii et 1-12 palun Anti. Ütleme siis nii, et palju teil neid sootskid on homme? Te ei tea päästa? 12 või? Vähem polnud või? Palju on juba valitud? Aga siis teeme niimoodi, oota, kes teil on? 13 on olnud või? Ja 12 on üldse nimekirjas on. Ei tea, kuis ma mõista ja sooga. Aga ma mõtleme siis nii, et mitmes on esimene on naiste rahvas Sootska. Ega ta esimene kindmeles oleb. Me oleme üks patriarhaalne ühiskond. Kolmas on. Vaata kus. Prouad Setomaalt on kõik juba värisevad juba ootavad. Ütle ära lõpuks välja. Ega me vaidlema ei lähe. Ütleb kärme mitmest on aane all ja siis saad kirja. 6. No nii, on 6, siis on 6. 6 ja 6 on Inge Tulik. Olemas. Palju õnne. Ja Selveri poolt siis kinkekott, igal juhul kui ta. Fortuna poole võin näidata. Nii. Nüüd. Setomaalt liigume edasi Rõuge valda. Ja Rõuge vallas on numbreid 1-27 ja seal läheb 2 kingikotti välja, sest et tänavast on vaja. Vot Rõuges oleme temaatiliselt, et Rõuge on ühtepidi väga suur ja teistpidi on ta ju rahvaarvu poolest täitsa väike. Aga
Lepp. Liilia, kas on Liilia veel siin? Ei ole. Igaks juhuks veel ei ole ka seal supi jagamas, kuskil ei ole seal tagaruumides, ei ole. Liilia Lepp siis praegu läinud ära. Aga mis seal ikka? Aga siis järgmine lähenemine võiks nii olla, et kui korge on Munamägi 318 on nii või? Jah. Aga liidame numbri kokku. 12. Tosi. Sirje Šmeiman. Sirje. Kus on Sirje? Siin sama sees. Ei saanud tulla. Tule siia, tulge. Tanel tuleb annab Selveri koos võrdle. Näed. Munamäe torn tuleb ükskord õnda. Jah. Jäi sul meelde, kuidas see tuli? Kuidas õndsime õuele tuli? Läbi Munamäe torni. Jah. Et kui tõregat läheb täna Eurojackpoti võtma, siis võtta torni peale ja siis äkki komista sealt 90 miljonit. Näed, kohe siin sama seas. Kes meil veel rõugist on, andke käega märku? No ikka on, jah. Ja meil läheb rõuges üks veel, nii et vaatame siis niimoodi, et neid numbreid, mis öeldud, neid ei ütle enam ja siis muidu oli kokku 27. 27. Kui süker on siis Suurjärv? Katessa jagab poolest, ütles ta teist. Ütles sa tõist oll juba, ta oli volikogu liikmed. No võtame siis, ütles sa maha. 10? Jah. Okei. 10 on Reet Land. Ja Reet on täitsa olemas. Reedale suur aplausi. Vaadake seda nägu. See on võitja nägu. Palju. Ei tea, kui seda siia. Te hakkate vist mõtlema juba, et osta kõik aeg siin sektorin oma, ju oma Fortuna on käinud nagu. Et see üks saab, nagu üteldes. Kes lähkümmel oma. Nii, Rõuge vald, vabandust, oli nüüd ja nüüd me läheme Rõugest läheme Võru valda edasi. Võru vallast, lehvitage, andke käega märku, kes on Võru vallast. Omajagu, vaatame siis, läheb siis sinna poole ta edasi. Tegemist on Võrumaa kõige rikkam omavalitsusega, et aplaus selle peale. Jah, ja ega me kitsid ei ole, Võru vallas ikka jagame lausa 3 kinkekotti välja. Nii, aga numbrid siis vastavalt 38 on kokku, nii et 1-38, palun. 1-38, 1, 3 ja 8. Jälle 18, jah? Ma ei tea, mis ta katte tõstimine on. No, mis ta ka eks on. Kes siin number 12 on, tema on rõõmus, sest et Silvi Linder on tema nimi. Kas Silvi on siin? Silvi Linder, tuleb sealt? Jaa, täitsa olemas. Tänane ja loomulikult Jane meil Selveri poolt juba ootab siin. Tolle esimese kommentaari peale ma ütlen ise ka, et konom sinna tuleb Anu. Palju õnne. No nii, väga tore, väga tore. Meil läheb Võru valda veel 2 kinkekotti ja endiselt on meil numbreid 38 võimalik valida, välja arvatud siis 12. Korrutame ju siis kattega, äkki on keegi tiiduma number. 14. Tead, ma ütlen, et meil on väike siuke, väike numbri maagika, et me oleme pannud 38 tegelikult Võru vallast rohkem, vabandust. Meil on tegelikult 73. Sellepärast ongi 3 kinkekotti. Soo oli küll nüüd hää uudis. Ma tiian, kus järgmine kord päevakeskuse eelarvet, et pool raha tuleb Võru vallast küsida. Ja ta astati kirja, sa oled siiani mulle veidi võlstu. Ei ole midagi. Konom saab me küsimi. Hää on, et kuskilt võtta on. Aga võtame juba kõige viimatse.
muidu oleks ta päris ilma jäänud, kimmene. nii et 73 number ja see on meil ei keegi muu kui Maia Lõvi. Kas Maia on siin? Kas aplaus meelitab Maia välja kuskilt koopast? Maia. Ei saa. Midagi ei teha. Ei saa. Meie võiks anda, aga teie ei luba. See rahva hääl on jumala hääl. See kostus päris kõvasti. Me siit elus väga välja ei lähe, kui me praegu oleks ära. Me oleks pidanud tagant uksest meie oled sõidnud. Poliitik võiks valigu välja, aga rahva hääl on jumala hääl. Kuuleke seda. Aga nii. 73 pooleks. 73. Jumal sa õiges suunas. Mõtlen arvult. 37 umbes, jah. 37, on siis 37? Jah, 38 jumaldat. No jumal suuremaks, jah. 36 pool, 18 pool. Ei, no 73 pooleks on. 37 pooleks. 37 pooleks. Jah. 18 pool. 33 on ümardatud. Ei, 37 tuleb pooleks jagada. 37 pooleks. Kuulge, ma lähen käin ära vahepeal korra. Üks korda 17. 36 ja siis üks 18 pool, ümardatud 19. Kes matemaatikaõpetajaid on? 19, ühesõnaga. 19 ikka. Ei on 37 pooleks ümardatud suuremalt ja see ümardatud on 19. Ühesõnaga 19 ja Võru vald. Aldra Kerge. Mis te matemaatikaõpetaja vist? Aldra Kerge. Mina olen saatmis kolme. Aldrale aplaus. Anda millise kalkulatsiooni tulemusena. Ja meil on üks veel Võru valda. Üks on üks. Läheb üks. Jah. Et mõnikord tasus üks õige hoomele ka kohale tulla. Jah, tasus edimene olla, jah. Kes oli edimesena kohal rõõgust? Kaugelt, ega tuu, mis oravalt on tuu, kes on kaugelt kandist, nagu vanasti ütelda. Alati need, kes kõige kaugemalt on, need jõuavad esimesena kohal. Ja küll, mis me siin hoiame seda pinget, me ikka hoiame. Tsiteerides klassikuid, te ikka mäletate, et kaugelt kandi mehed on kõige esimesena kohal. Mina juba tean nime, kes tegelikult on. Viive Arak, tõepoolest. Kas ta on ka siin? Oli esimesena. Ja siin ta on. Suurepärane. Kuidas meil keegi Võru liinast teab, nagu pärit on täna siin? Võru linn, näidake end, tõstke käed üles. Kuidas see on? Hoidke käsi, me pildistame. Kuidas need noorte kontserditel tavaliselt ütlesid? Võru, kus te olete? Ma ei näe, tõstke käed üles. Palun tõesti, näidake nüüd. Nüüd hakkas küll mul huvi tekkima. No, ikka tuleb. Sellepärast, et numbrite järgi oli algselt kirjas lausa 135. 135 ja teate, head võrõkad, siia sellepärast ka rohkem neid kingikotte ja kas on 7? Vastab tõele, mul on siin ka kirjas 7, nii et põnevaks läheb. Ja 135 on siis 100 number. 100. Nii, esimene. Seda te kindlasti mäletate, kes kirjutas 100. Kas Helga Ilves? Aga kas Helga on see? Helga läks ära. Helga läks ära. No need, kes Helgat teavad, öelge lihtsalt, et tead. Kas tasus minna? Tasub ikka rahvaga lõpuni olla, ei tasu ära viimida. Okei, ei no lihtsalt on. Andke edasi. Ta on nagu meie kampas ka, siis me võime temaga aasida.
nii, aga Helga ka sedapuhku nii, ehk siis lähme edasi. Endiselt veel 7 pakki jagada ja 135 on mille vahel? 25. 25 on, kas ta nüüd on Silk. Liivi Silk, seal ta on. Liivile aplaus. Õnne peab olema. Palju õnne. Liivi, ma küsin, kas hommikul oli tunne kohe, et täna on see päev? Aga näed, tasus tulla. Isegi mitte, jah. Aplaus veel Liivile. Lapse pärast. Aga näed, endal ka. Ma arvan, et sealt mõned kommid võid lastele ära anda. Minu meelest oli seal präänikuid oli ka. Lutsukaid. 42. 42 on järgmine number. Niimoodi. Ja Lehte, kas Kurvits äkki? Lehte Kurvits. Lehte on siin, seal ta on. Vaadake nüüd, see on ka võitja nägu. See nagu oleks teadnud juba, et kas äärasi juhtus. Selle õnne. Palju õnne. Fortunat kihti. Suurepärane. Veel kord aplaus. Vahelduseks mõni väiksem number ka, 6. Ehk 4 + 2. Nii, oota, aga 6 on meil ka siit maha tõmmatud, ta oli teises nimekirjas. 12, ei 12 ei pane enam, ei paneme siis 18. 18 ja Helgi Tamming. Helgi Tamming. Oli siin. Jaa, igaks juhuks lasi öelda enda nime mitu korda ise ka juhtud alguses. Ma võin uuesti öelda, Helgi Tamming on ja suurepärane. Väga palju õnne ja, aga enne kui sa saad koti kätte, ütle järgmine number. Mitmest mitme? 135-ni võib öelda. 27 ütles Helgi. Ja ma arvan, et Helgit võib tänada Juta Kikas. Kas Juta on siin? Kikas. Ja Juta tuleb juba. Ei, kas on Kikas või? Juta Kikas. Ma Jutat tunnen, nüüd oleks küll olnud kokku mäng. Aga näed. No nii, palju õnne. Juta ütles, et ma ei ole kunagi midagi võitnud. Mis tunne see on? No täitsa hüve tunne. No nii, suurepärane. Ei no aga teemegi nüüd järgmise numbri ka. Oota Juta, ära mine ära. Tule siia. Tee keegi teine ka õnne, kas on veel varem tuntud tunne? 13 on hea number. No nii. Ja see 13 on hea number Lea Kalmale. Kas Lea on siin? Lea. Riideruumini viime ära. Riideruum kohe. Aga äkki ta tuleb siia või? Jah. Teeme ikka selle. Seni kui mitte Lea tuleb, ütleme. No nii, mindi otsime seda juba. Palju õnne. Sa pead tänava sealt kedagi. Igal juhul Selveri poolt. Üks hetk. Aga sina saad ka täna veel kellegi teha õnnelikuks. Üks number kuni 135-ni, palun. 133. No nii. Suured numbrid, väga õige, tuleb igalt poolt võtta. 133 ja nii. Ilmar Kais. Kas Ilmar Kais on siin? No siin ta on. Üks vähestest meestest. Teeme aplausi, tubli mees tuli siia. Päeva vastu pidanud. Palju õnne. Igati ära teeninud.
küsin Ilmar, kuidas on siin nii toredate prouadega siin olla, no pigem vähemuses? No ei ole ikka. On miks millegi vahel valida või? Peale lõunat või? Peale lõunat hakkas juba looma. Väga hea, aitüma Ilmar. Endiselt numbrit 935-ni. 77. Oli 77. Kas Maria ooper on siin? Me ooperit, armastame ooperit. Sealt sa tuleb. Palju õnne. No sellega on meil see kõige põnev osa nagu möödas, aga Jane, ära sa kaugele mine, sellepärast et tegelikult kuule, no teate, Toomas, ma vaatasin, et Astrid tõi oma kombekoti ja tahab seda välja loosida. Ei ole, see läheb meil Janele. Teeme Janele suure aplaudi Janel Selverist ja Selver on välja pannud kümned toredad laulud. Ole hea. Nendel kordadel, kui lähete Rahukeskus ja mingid muud topposta, siis kindlasti külastage sellel päeval Selverit. Selver on tõesti suur abiline, aitäh. Aitüma Selverile. Minule meeldib Selveris käia, et ma võtan ise selle hulgi, siis ma ei pea kassa järjekorras olema. See on hea. Aga suurepärane, ma ei tea, et meie poolt Astrid tuleb juba vaikselt meil minema ja me lähme ise. Ja aitüma teile igal juhul. Ja ärge veel ära minge, loomulikult on meil kõrvalsaalis veel väga tore etteaste ootamas, nii et meie poolt suur tänu. Aitäh kõigile. Ja mina tahan ka omalt poolt tänada Kagu Selverit selle toreda üllatuse eest ja ma pean ütlema, et see on meil juba mitu aastat olnud see traditsioon, et Selver on meid toetanud. Et ma arvan, et meil see sõprussuhe jääb edasi ka. Aga tegelikult tahan ma veel tänada teisigi toetajaid, kes siis kaasa aitasid meil tänase päeva korraldamisele. Need on siis Eesti Kultuurkapital, Eesti Pensionäride Ühenduste Liit, Võru linn, Võru vald, Võrumaa Arenduskeskus, Võru kannel, Võrumaa teataja, Lõunaleht, Võru tarbijate ühistu, Infigo, Goldberger OÜ, Eesti Pagar, Värska vesi, Maanteeamet. Ja ma ei tea, kas nüüd on kõik saanud neid helkureid seal registreerimislaua peal. On need ära jagatud või on veel jagamata osa? Ära on jagatud, jah. Nii, siis mis mul silma jäi, et väga tagasihoidlikult testiti Värska veerände. Et kas ei juletud või oli muu põhjus, nii et neid on lihtsalt laua peal veelgi võimalus degusteerida. Ja ma väga tänan kõiki neid, kes täna siia tulid, et meil see tänane päev ikkagi igati korda läks ja väga toredad esinemised olid. Ja kui nüüd üldpilti vaadata, siis see riietuski, mis siin esinejatel oli ja üldse, see oli nii peolisem. See kohe näitas, et midagi on vahelt ära jäänud, et nüüd nagu uuesti tärgati ellu ja jällegi oleme koos ja jällegi naudime seda tantsulaulu ja pillimängu. Nii, ja nüüd edasi siis väike vaheaeg ja täpselt kell 5 on siis monoetendus vanuse 50 paljundit siin kõrval teatrisaalis.
aga ütle, kus sa olid, tantsisid, nii tantsimis, kus sa siis olid? Ma saatsin ajalehele pilte. No vot jah, ja meie pilte ei olegi nüüd. Jah, kurvatuu pärast. Te hakkasite varem pihta. Ei, sellepärast rahvas sul kohal. Et kas mis näed toda poiss kohal? Täna on hea meil õnnitleda sünnipäevalast, kes saab 100 aastaseks. Lihulas soovivad palju õnne auväärse juubeli puhul, tervist ja elutahet, lugemisindu ja huvi maailma asjade vastu, Laine, Atso, Lea ja Kristi, endised korterinaabrid Maie, Zooja, Tõnu, Aimi ja Uno ning Lihula südamekodu 94. sünnipäev. Teile Asta Mikk soovivad palju õnne ja tugevat tervist, lapselapsed peredega 93. sünnipäev. Valli talurile, kes veedab vanaduspäevi maahooldekodus, soovivad palju õnne sünnipäevaks, tervist ja rahulikke päevi Hille, Mati, Sirje, Kalle, Milvi, Harda, Hillar, Lembit, Kaljo, Valve, Silvi, Urve ja Felix ning Allan perega. Meil on lõbus seltskond koos, sünnipäeva täie soos. Tulnud sõpru, sugulasi, kõigi kaasavad kingitusi. Kodu tõi vaiki, teki, sõber oldi, ikis plekki, tädi elada, seina kella, naaber külja, tudel viina. Sünnipäev, see on päev, mis teile jääb. Sünnipäev, ole vait! Kus sa tuleb? Ole küll! Kuidas ma siia sain? Külalised on juba kohal. Üks hetk. No tere õhtust kõigile! Ammu ei ole näinud, et tere! Ammu ei ole näinud, ma ei tea, kas ma muidugi üldse teid näinud olen, aga ma ei mäleta. Ma lihtsalt ütlen alati niimoodi, et ammu ei ole näinud, jah. Millest pidime rääkima täna? Teie ka ei mäleta.